sattusime siin Inle järve ääres reedisel päeval mingisugusele protsessioonile peale ühes pagodas ja siit jookseb pikalt mingisugune üle poole kilomeetri niisugune tunnel, kus inimesed on ilusti järjekorras ja ootavad, et kõik need mingid sajad, võib-olla siin isegi ligi 1000 munka, kes käivad siis oma pottidega ringi ja igaüks paneb sinna siis riisi või vett või mida iganes nad soovivad sinna sisse. Ja neid munkasi, kes on enamjaolt lapsed, tundub, on neid siin arvatavasti sellepärast nii palju, et Birmas eeldatakse kõikidelt meesterahvastelt, et nad oleksid vähemalt ühe korra elaksid mungaelu enne 20. eluaastat ja ühe korra pärast 20. eluaastat. Ja selle perioodi, kui kaua nad mungad on, võivad nad ise valida. Nii et kes soovib terveks eluks mungaks jääda, aga mõni ka näiteks peab seda munklusperioodi ainult nädal aega. See viivasest tehtud on väike lint, mis on maisijahust. Ta on soolane ja väga hea õllesnäkk. Kui Myanmaris kohtad eestlasi, mis on ülimalt väike tõenäosus, siis võib juhtuda siuke asi, et nad teevad sulle välja väikse kanavarba ja väikse kanapea. Ja kanavarbaid on küll tihedamini nähtud Myanmaris kui kanapead, aga ma pole neid proovinud parem ikkagi. Vedelevad nad siin samas ja kergelt lasi enne grilli pealt läbi, aga ja kastis vist mingi mööksi sisse ka. Mul on juba söödud see nii aeglaselt, juba kont on asja. Okay. No maitseb, ma just kõigulda mille järgi. Nagu kanajalga. Ma tean. Ammas hakkab isegi peaaegu peale. Proovi ka. Kont on sees veits. Kont on sees, jah. See pea näeb veits põikam välja. Aga nokk on ära võetud, see on hea. Silmad on ka ära võetud. Ja mingi rõve liga tuli välja. Aju. Jah, kõige parem. Maitse on päris hea. Võrreldes jalaga, kumb on parem? Jalg on parem. See maitseb nagu mingi kana, mingi sisemine, siuke tumedam pool. Võta sealt silmad ka söö ära. Mis on see väike hari ka veel? Rõmpsalt või ära. Peaks vahepeal seda jama välja sülitama, selle kõvemat kraami. Kanal on päris palju nuid peas. Jube tüütu on süüa seda ka. Nagu nokitsemine, nagu konna sööks, nii palju nuid ja vähe liha.